Milleks noortele taastav õigus on küsimus, mis tänase päeva jooksul on olnud ekraanidel ees, aga loomulikult ka meie peades, meie mõtetes, nendes teemades, millest päeva jooksul oleme rääkinud. Päeva lõpu sport tähendab seda, et meil on jäänud 2 jutuühikut siit Mektori keskusest rääkida taastava õiguse teemadel ja ma kohe enne veel, kui ütlen, et tuleb lõppu veel paneeldiskussioon, aga kohe kutsun lavale Anne-Grete Johansoni, taastava õiguse teenusejuhi Sotsiaalkindlustusametist. Ole hea, Anne-Grete, tule kohe täitsa, sest ma tahaks sinu käest küsida veel enne, kui päriselt sinu ettekanne jõuab kõigi ette. Tervist, Anne-Grete, rõõm näha. Mis mõtted seni on tekkinud? Meil on üks selline väikene tasksi nupp jälle, mida saab vajutada ja enne kui teised omad mõtted siia kirja panevad. Mis mõtted siiamaani sinul on tekkinud? Mis mõtted, mis tunded? Jaa, väga head küsimused, mõtted, tunded. Väga palju põnevaid mõtteid on, sest infot on väga palju erinevat olnud ja samas on seda, mis juba on teada, mis juba kinnitab meie enda kogetud praktikat ja mõtteid edasiarendamiseks. On tekkinud? Väga palju. Tööplaan on juba ideid täis, mida võiks sinna sisse panna. Aga enne veel, kui uued mõtted, uued tööplaanid lähevad siis siia selle vastusena kirja, aga teie saate kõike seda nüüd juurde kirjutada, mis ideid, mis mõtteid, mis arusaamisi on tekkinud tänase päeva jooksul ja näed, tööplaanidest teised ei ole väga kirjeldanud midagi, peale hakkamine, julge ettevõtlikkus, need on need sõnad juba, mis on tekkinud ja tulnud, nii et olge head, andke tulla. Aga mõne aja pärast tõesti paneeldiskussioonis ka noorsootöötaja, lastekaitse esindaja, kooli esindaja, politsei ja prokuratuuri esindajaga räägime siis sellest, milliseid nippe, milliseid võtteid, mida peaks tegema selleks, et noortega taastavat õigust rohkem saaks kasutada. Aga nüüd Anne-Grete Johansoni kord. Me kuuleme siis ettekannet pealkirjaga taastava õiguse praktikad töös noortega. Tere taas kord minu poolt, olen Anne-Grete Johanson ja mul on väga hea meel täna siin olla. Hommikul siin arutasime omavahel, et praegu on 4. aasta, kus meil siis selline konverents aset leiab ja 2018. aastal sai see alguse meil sellisest taastava õiguse nädalast, mis 2 viimasel aastal on siis taastava õiguse kuu nimetust kandnud ja kes teab, mis sellest edasi veel võib kasvada. Ja nagu ma ütlesin, siis põnevaid mõtteid on tõesti omajagu tänasel päeval juba olnud. Aga täna siis tutvustan natukene ka lähemalt seda, mida meie oleme Sotsiaalkindlustusametis viimaste aastate jooksul teinud. Ja nagu meie peadirektor hommikul ka ütles, siis alates 2007 oleme me rakendanud lepitusmenetlust ja seda siis kriminaalmenetluse raames. Kuid 2019. aasta teisest poolest oleme vaikselt astunud samme selle suunas, et pilotiseerida siis konfliktivahendust ühe taastava õiguse praktikana Põhjapiirkonnas. Ja sellest on siis kasvanud meil praeguseks välja konfliktivahenduse teenus, mida üle-eestiliselt oma vabatahtlike baasil rakendame. Ja sellele omakorda lisandus eelmisel, või ütleme siis esimesel koroonalainel eriolukorra ajal taastavad aruteluringid, mis alguse said meil just nimelt eriolukorrast ja koroonast. Aga sellest kõigest siis juba ka lähemalt natukese aja pärast. 2019. aastal alustasime koos enda heade koostööpartneritega avalike teenistuse arenguprogrammiga, kus me siis arendasime taastava õiguse vabatahtlike süsteemi. Ja sellest kasvas välja ka järgmisel aastal ehk siis 2020 alguse saanud vabatahtlikel põhinev projekt, kus me siis koolitasime enda taastava õiguse vabatahtlikke. Ja see projekt siis sai toimuma tänu Norra finantsmehhanismidele. Ja on hetkel siis meil aktiivselt ka see käimas ning selle raames oleme 2 aasta jooksul koolitanud 122 taastava õiguse vabatahtlikku, kelle hulgas on siis ka meil 10 aktiivset taastava õiguse koolitajat.
Ja meie koolitusel osalenud vabatahtlikud on tõesti sellised imeinimesed, ma ütleksin, et nad on väga erinevatest valdkondadest. Meil on inimesi, kes igapäevaselt töötavad, toimetavad juba laste ja noortega, olles kas lastekaitsetöötajad, politseinikud, koolides tugispetsialistid, aga ka täiesti erinevatest teistest valdkondadest, nagu näiteks IT, ettevõtlus ja muud sellised huvitavad valdkonnad. Aga kuna meie koolitusprogramm on tõesti selline pikk ja põhjalik, nagu hommikul ka öeldi, et üle 100 tunni, siis erinevate praktiliste harjutuste ja läbimängude saavad kõik osalejad head tööriistad endale kätte, kuidas konfliktivahendusi ellu viia. Ja täna siis olemegi konfliktivahendusi pakkumas tänu enda headele vabatahtlikele. Ja meie vabatahtlikud töötavad, toimetavad alati paaris. Ehk siis 2 konfliktivahendajat toimetavad ühe juhtumiga algusest lõpuni. Ja siin slaidi peal praegu näetegi nüüd seda, et eelmisel aastal suunati meile töösse 87 juhtumit konfliktivahendusse. See oli siis 12 kuu jooksul. Ja alaealisi nendest 87 juhtumist oli 77% ja ülejäänud olid täisealised. Ehk siis need võisid olla naabritevahelised konfliktid, töökollektiivis aset leidnud erinevad juhtumid, aga alaealiste puhul siis oli tegemist selliste juhtumitega, kus vähemalt üheks osapooleks oli alaealine. Ja käesoleval aastal siis juba 11 kuuga on meil see arv tunduvalt kasvanud, ehk siis 187 juhtumit on meile suunatud, millest 67,4% on alaealiste juhtumid ning ülejäänud on täiskasvanute juhtumid. Ja täna on juba hommikupoole tegelikult siin päris mitmed sellised mõtted ka esile tulnud, nagu näiteks Andres Aru hommikul ütles, et kui oluline on lastele, noortele see, et neid kuulatakse ja neid austatakse, siis meie konfliktivahendustel on lapsed, noored ja ka täiskasvanud väga palju toonud välja seda, et kui oluline on neil rääkida, jagada enda lugu, ilma et keegi vahele segaks. Ja see on üks peamisi taastava õiguse põhimõtteid, ehk siis see, et igal inimesel on oma vaatenurk, oma lugu selles. Ei ole seda, et on õige või vale ja inimesel peab olema võimalus enda lugu jagada. Ja konfliktivahenduse taastava õiguse praktikatega on võimalus inimesel jagada. Jagada täpselt nii palju, kui tema on valmis jagama ja võimalus võtta see vastutus ja võimalusel siis ka heastada oma tegu. Ja siin näete ka ühte tsitaati ühe noore tüdruku suust, kes tunnistab, et ta on minevikus teinud väga palju erinevaid tegusid, mis on mõjutanud väga paljusid tema kogukonna liikmeid. Ja aega ta tagasi ei saa keerata paraku. Küll aga see, mida ta saab teha, on see, et näidata, et ta on oma tegudest õppinud ja ta tahab tõestada, et edaspidi tema käitumine on teine. Taastava õiguse üks teine oluline põhimõte on see, et meil on mõtted, mis mõjutavad meie tundeid ja need omakorda meie käitumist, ehk see, kuidas me käitume ja reageerime. Ja oli üks lugu meil, mis jõudis konfliktivahendusse tänu sellele, et üks noor oli mõneks ajaks siis oma klassikollektiivist välja arvatud. Ja enne kui ta hakkas tagasi naasma, siis tegime tema klassikollektiiviga sellist ühist kohtumist. Ja see mõte, mis siin praegu teie ees ka on, oli see, mis nende noorte poolt esile kerkis ja kõlama jäi. Nad pidasid hästi oluliseks seda, et keegi on võtnud selle aja ja kuulanud, küsinud nende käest, mida nemad mõtlevad, mida nemad tunnevad selle suhtes, et see noor nende klassikaaslane läks nende klassist minema ja nüüd ootamatult on ta tagasi sinna tulemas.
mida nemad sellest kõigest arvavad ja mida nemad selleks vajavad, et ennast seal hästi ja turvaliselt tunda. Ja sageli täiskasvanutena me unustame ära selle, et me küsiksime nendelt inimestelt, keda see lugu veel mõjutab. Et Margarita näiteks tõi siin välja selle, et taastava õiguse protsessis me kaasame need osapooled, keda see olukord, keda see juhtunu on mõjutanud ja me anname ka neile võimaluse jagada enda mõtteid ja tundeid ja seda, mida nemad vajavad, et edasi liikuda. Üks teine juhtum, mis samamoodi leidis aset koolis ja kus lapsevanemad peegeldasid konfliktivahendajatele tagasisidena seda, et enamasti on fookuses see noor, kes on mingi õigusrikkumise korda saatnud. Tema käest küsitakse, temaga tegeletakse, temale pakutakse erinevaid abimeetmeid. Aga need kõrvalised isikud seal, on nad siis kannatanud, on nad mõjutatud osapooled, ehk siis need klassikaaslased seal ümberringi, kes näevad, kes kogevad, kes tunnevad erinevaid tundeid selle kõige juures. Nendele ei ole sellist ressurssi pakkuda. Aga taastava õiguse praktikaga oli võimalus kutsuda kokku ka need noored ja anda ka neile see hääl. Võimalus, et nad saaksid jagada enda lugu ja seda, mida nemad vajavad seal juures. Ja nii mõnigi kord lapsed liiguvad juhtunust edasi kiiremini kui täiskasvanud, ehk siis lapsevanemad. Ja lapsevanematena võib meil jääda see tunne, et asjaga ei ole piisavalt tegeletud, asjale ei ole leitud lahendust ja seda muudkui ketratakse edasi. Ja all siin näetegi siis ka ühe 13-aastase noore vajadust sõpruse järele. Ja kuidas ta seda avas? Ta avaski seda selliselt, et mina selle teise poisiga olen sõber edasi. Juhtub, poistel ikka juhtub. Aga mida mina vajan on see, et minu ema saaks tema emaga läbi, et ei oleks meil siin küla vahel kogu aeg mingisugust nääklemist, õiendamist, sõimamist, see, et ma kuulen, et jälle minu ema karjub üle küla teise ema suhtes. Ja see oli see koht, mis tema ema väga mõjutas ja puudutas ja võimalus teha kokkuleppeid juba sealt ka edasi. Nagu ma ennem avasin, siis esimese eriolukorra ajal töötasime välja taastavate aruteluringi formaadi. Ja alguses, kui esimesed ringid olid meil just fookusega koroonale ja selle mõjule, kuidas inimesed tunnevad ennast, mida nad vajavad, et selles olukorras edasi liikuda, siis järgnevate sammudena läksid need ringid juba kogukondadesse, ehk siis erinevad sündmused, mis kogukondades on aset leidnud, mis on mõjutanud sealseid inimesi, õnnetused, sündmused, mis puudutavad klasse, kus õpilased liiguvad, tulevad juurde, lähevad ära, või ka näiteks kokkulepped, millest ka eelnevalt Taimi rääkis, et kui reeglid, kokkulepped, mis tehakse kellegi teise poolt, ehk siis täiskasvanud ütlevad, et meie klassis, meie koolis on sellised reeglid ja noorte käest ei ole küsitud, mida nemad vajavad, siis see on see formaat ja võimalus, kus lapsed, noored, õpilased saavad ka ise kaasa rääkida, öelda, et mida nemad vajavad et ennast koolis või enda klassis hästi ja turvaliselt tunda. Ja see annab selle võimaluse, et iga noor saab oma sõna öelda, oma arvamuse öelda ja enda vajaduse eest seista. Nagu ma ütlesin, siis meil on jõudnud väga erinevaid lugusid ja inimesed, kes on konfliktivahenduses osalenud, on saanud erinevaid kogemusi. Aga üks olulisem joon, mis on tulnud tagasisidesest välja, on see, et see on võimalus, kus ma saan rääkida neutraalselt, hinnangute vabalt enda lugu, ilma et keegi vahele segaks, ilma et keegi ütleks, et ma olen teinud midagi valesti või et ma peaksin oma käitumist muutma. Ja see on see, mida me tegelikult ju nendele noortele pakkuda tahame, ehk et ta saaks turvalises ruumis hinnangu vabalt enda lugu rääkida. Aga iga loo juures on ju ka enda kitsaskohad ja need kitsaskohad on tulnud meil nende 2 aasta jooksul ilusti ka lauale.
ja on need siis need lood, kus võib-olla juhtumid on kestnud juba omajagu kaua, ehk siis taastava õiguseni jõuavad nad liiga hilja. Mida varem me saame sekkuda, mida varem me saame tulla erinevate konfliktide, õigusrikkumiste juures appi, on see konfliktivahendus, on see aruteluring, on see mõni muu meede, seda kiiremini saab sealt juba edasi liikuda. Kui meil on lood, kus jõutasakaal on väga paigast ära, ehk siis me räägime täiskasvanu versus laps, õpetaja versus õpilane, lapsevanem versus laps, siis on oluline, et me balansseeriksime need jõud seal kohtumisel. Või kui me räägime noortest, kes lähevad kinnisest asutusest tagasi enda kogukonda, siis kui palju on kogukond valmis neid sinna tagasi võtma, vastu võtma, hinnanguvabalt, ilma eelneva käitumise esiletoomiseta või ütlemata, et ma tean, et sa varsti rikud seda kokkulepet, ma tean, et sa varsti libastud ja oled tagasi seal, mille pärast sa üldse sinna asutusse läksid. Ja need on need põhjused, miks me liikusime edasi selleni, et kirjutasime projekti, et arendada taastava õiguse vahenduse mudelit, kohandada seda vastavalt meie oludele, meie juhtumitele ja arendada ka välja koolitussüsteem. Ja meil on kaasatud head partnerid, Norrast Lepitusamet, Tartu Ülikool ja Sisekaitseakadeemia. Ning selle projekti raames oleme me teinud praeguseks siis uuringud koostöös Tartu Ülikooliga, et intervjueerida seni konfliktivahenduses osalenud osapooli, saada nende tagasisidet, mis on olnud hästi, mis vajab arendamist ning ka kaardistame neid erinevaid praktikaid, mida nii Eestis kui ka erinevates välisriikides rakendatakse. Ja oleme siis liikunud ka edasi teenuse disaini protsessis just selleni, et töötada välja see hea kohandatud mudel, mis võtab arvesse kõiki meie juhtumeid ja vajadusi. Ja kuna taastava õiguse teadlikkus ei ole veel piisavalt Eestis ka võib-olla laialt levinud, siis selle jaoks oleme töötamas välja nii taskuraamatut praktikutele, ehk siis selline praktiline käsiraamat, kui ka kogemusvideod just nende inimestega, kes on tänaseks meie konfliktivahenduses osalenud. Ning uuel aastal kindlasti liigume edasi ka erijuhtumite mudelite väljatöötamisse, ehk siis koostöös Lastemajaga erinevad laste väärkohtlemise juhtumid, aga ka teised keerulised rasked juhtumid, mis vajavad oma mudelit selle jaoks. Et nagu ma ütlesin, siis tööd on kõvasti. Tänasest konverentsist sain mina omajagu palju mõtteid, ideid ja kindlasti on palju võimalusi meil taastava õiguse praktikate levitamiseks siin meie enda väikses Eestis. Aitäh! Ja, suur aitäh, Anne-Grete, mõned küsimused ka natukene veel kõigele sellele lisaks. Mis sa ise tunned, kus nagu praegu Eestis see fookus on, sina, kes sa SKAS, Sotsiaalkindlustusametis selle eest nagu vastutad, et mis need järgmised mingid sammud on, mida sa tahaksid, et saaks astutud? No nagu me siin juba hommikust saati tegelikult peadirektor välja tõi, et erinevates asutustes me tahame seda taastava õiguse mõtteviisi levitada. Kindlasti me suundumegi sinna poole, et ka kinnised asutused saaksid taastava õiguse koolituse, et enda asutustes konflikte lahendada juba võimalikult rohujuure tasandil sellel meetodil. Ja ikkagi see fookus enne kõike noortele, et Kui palju nendest lugudest, mis siin täna nagu laval kõlanud on, me rääksime Eestis olevast perelepitusringist, aga siis Hollandi näide, eks ju, noorte, ma ei tea, tahaks öelda oma kohus, aga Eestis on sellel täiesti ju teine tähendus, aga ikkagi see noorte kohtusüsteem, et kui palju tegelikult veel selliseid väikese finessiga, väikese lisa nagu nurgaga programme, projekte on, mida sa hea meelega näeksid, et Eestis samamoodi kanda kinnitaksid?
Ma paralleelselt tegelikult tänase konverentsiga meie enda vabatahtlike grupis ka püstitasin selle teema, et kes jälgivad konverentsi, et mis mõtted, tunded tekkinud on. Ja seal ka kõlama jäi üks selline mõte, et me ikkagi oleme hirmsasti see projekti maastikul siin, et see natukene teeb seda killustatust. Kindlasti me omalt poolt tahame võimalikult palju seda koostööd teha nende erinevate rakukestega ja seda koostööd me oleme siin teinud nii prokuratuuri, politsei kui ka erinevate MTÜ-dega, et me ei räägiks sellest, et kõik teevad enda nurga alt, vaid et me teeksimegi üheskoos ja jõuaksime niimoodi kaugemale. Üks küsimus veel. Siit, praegu vaatasin ja kuulasin sind ja küsimusi on tekkinud väga palju. Milliste noorte puhul taastav õigus sinu nägemuses kõige paremini töötab? Sul on kogemusi sellel alal väga palju. Mis sa oled näinud? Kus see kõige paremini töötab? Ma tahaks öelda, et see toimib kõikide noorte puhul. Kui me räägime sellest, et võib-olla noor ise hetkel ei näe seda võimalust ja ta ei ole nõus selle konflikti vahendusega, siis me saame seal rakendada taastavat vestlust, kus ta saab ikkagi mõelda sellele, et mis see tegu oli, mis juhtus, mis mõtted, tunded temal sellega seoses tekkisid ja juba temas natuke seda empaatiat ikkagi kasvatada sellega, et ta mõtleb, keda see on mõjutanud ja enne kõike seda, mida tema vajab selleks, et enam tulevikus selliseid olukordasid ei korduks. Et see käitumine, kuidas ta käitub ja reageerib ja selliselt seadust rikkuvalt käitub, siis see on ju reageering millelegi ja mingid vajadused, mis on täitmata jäänud ja see algpõhjus tulebki üles leida. Kas taastavast õigusest on rohkem kasu laste või täiskasvanute jaoks või et siis nii nagu originaalküsimus kõlab, kas taastavat õigust on kergem rakendada laste või täiskasvanutega? Ma arvan mõlematega. Ei saa mõlematega olla kergem. Kummaga kergem on? Kui me räägime sellest, et kummaga kasulikum, siis rahvusvahelised uuringud näitavad, et alaealistega on see ikkagi tulemuslikum, kuna nende mõju suurem ilmselt, eks ju. Vana karu nagu ikkagi tantsima enam sellisel kombel ei õpeta. Ehkki võib aidata selle tantsu kaudu tal sellest elust võib-olla natuke paremini aru saada. Ja võib-olla võtan siit veel ühe küsimuse, mis tundub natukene laiendades huvitav. Millist riiki tood eeskujuks taastava õiguse rakendamisel? Ja ma võib-olla võtaksin siia juurde selle fakti ka, mida ma olen sinu käest kuulnud, et riikides ongi väga erinevad taastava õiguse praktikad. Ma mäletan, et sa rääkisid vist, et Norras näiteks on eelkohtumised hoopis lühemad, vaadatakse lihtsalt lühikese perioodi jooksul, millises seisundis siis nii-öelda osapool on, kas ta on ühiseks kohtumiseks valmis, kui on, siis jääbki asi sinna ainult. Versus siis see nagu ka Eestis täna, kus see eelnev kohtumine on ka tund-poolteist pikk ja põhjalik, kõik 5 küsimust, eks ju, 5 etappi. Kas Eestil kunagi on oma versioon sellest? Kas me jõuame sinna? On selle küsimuse mõte ja kelle moodi siis see versioon võiks olla, kui sa mõtled sulle teadaolevate analoogide pinnal? No praegu me liigume sinna suunas, et seda Eestile kohandatud mudelit välja töötada. Seega jah, kindlasti see ühel hetkel on. Kelle moodi, ma arvan, et see ongi meie inimeste moodi, meie juhtumite moodi ja sellest tulenevalt, et aga keda võib-olla eeskujuks võtta, et mulle väga meeldib, näiteks Iirimaa on meil selline riik, kes kõikides juhtumites alati pakub ja rakendab seda taastavat õigust, ehk et ei ole see kuidagi ametniku otsustada, vot sellele loole ma nüüd pakun, seal ma näen seda perspektiivi ja sellele ei näe. Ehk et see hääl ja otsustus jääb inimesele, kas tema tahab selle protsessiga edasi liikuda, aga ta peab olema teadlik. Täna meil Eestis ei ole inimene teadlik, et tal on selline võimalus. Suur aitäh, jõudu tööle ja soovin jõudu ja jaksu jätkata seda tööd tehes, mis sa teed. Aplaus tuleb, tänu täheks sulle. Nii, aga meil nüüd lõpuvestlusring ja kutsun siia lavale siis selles lõpuvestluses osalejad. Võtame veel kord põhjalikumalt ette siis just nimelt noorte konkreetsed küsimuse, kuidas noori siis ikkagi kaasata ja kuidas noortele taastavat õigust paremini tõhusamalt pakkuda. Ja kutsun siia lavale Kaire Tobiase,
kes on nii-öelda noorsootöö taustaga. Kaire, kus sa oled? Ole hea, juba võib kiirel pikal sammul lavale tulla, ei pea ootama ära korraga. Kaire, kus sa oled? Aha, Kaire pannakse mikrofoni külge. No võtame siis järgmiseks Eve Jõgi, kes esindab lastekaitset. Eve istub toolile number 2. Siis edasi, seal on number 2, ja. Edasi Kadi Lukka, haridussüsteem või õieti kool siis, ütleme niimoodi, kitsendame. Teili Piiskoppel, politsei esindaja, ja Annika Vanatoa tuleb samamoodi siia lavale, ja Annika on prokuratuuri esindaja, ehk kui ma ütlen konkreetselt, siis prokurör, eks ju, täpselt, ei ole siin mingit pikka keerutamist. Nii, ja Kairel tuleb ka juhe külge, ja Kaire pika sammuga juba siis noorsootöötajana maandub toolil number 1. Ja kõigepealt ma võib-olla, et vaatajal oleks järgmisi teie mõtteid lihtsam jälgida, alustaks sellest ja paluks teil endal lühidalt kirjeldada, milline on teie roll taastava õiguse suhtes, kus te oma töös, oma tegevuses sellega siis kokku puutute. See eeldab, eks ju, siis töö nimetamist täpsemalt ja siis selle kokkupuutepunkti. Hakkame sealt Kairest pihta, palun. Mina oma töös siis, nagu ka eelnevalt mainitud, on taastava õiguse kogukonna projektid ja Viimsis siis Haabneme kogukonnas on ka see projekt toimumas. Ehk siis selline suurem kokkupuude nüüd ongi selle projekti raames ja koolituste raames. Et töötan siis Viimsi noortekeskuses, töötan juhatajana ja tegelikult ja nüüd olen läbimas konfliktivahenduse koolitust ja iga koolituspäevaga ma aina rohkem näen, et tegelikult see taastava õiguse roll meie igapäevatöös peaks olema suurem. Ja see allakäik sellest mäest nii-öelda süvenev teadmine, ma luban koolituse lõpuni jätkub, et sealt ei ole pääsu. Kui sa ütled kogukond, kas sa mõtled kohalikku omavalitsust või kui sa ütled kogukond, mõtled sa kitsamalt ikkagi mingit sellist geograafilist tunnetatud piirkonda, kus inimesed ütlevad, et jah, meie siin? Ma kindlasti ei mõtle selle all ainult kohalikku omavalitsust, aga kohalik omavalitsus võiks olla ka kogukonna osa. Ehk siis, ja ka geograafiline, kui me räägime Haabneme kogukonnast, siis meil tegelikult on ka inimesi natukene väljaspoolt. Et ma ütleks, et kogukond võiks olla tunnetuslik, et ma tunnen, et ma tahan mingites asjades kaasa rääkida, see kõnetab mind, ma tahan oma elu siin paremaks muuta või kuidagi arendada ja arvatavasti on siis elukoht võib seal ka määrav olla, aga ei pea. Praeguse koolituse keskel olles, kas taastava õiguse arusaamade rakendamine selles kogukonnas võiks olla miski, mis täna Eestis, kus kogukonna tunne on justkui selline igerik väike taimekene nagu arenemas alles, et enamus kogukonnad on sellised, eriti nagu geograafilised kogukonnad, eks ju, et nad on arengujärgus. Kas seal on oma roll, kuidas sa juba täna tunned? Ma arvan, et seal on väga suur roll, et tegelikult ka koolitustel või sellel konkreetsel konfliktivahenduse koolitusel ma näen erinevates rollides inimesi ja nendel inimestel on kõikidel oma lood, kus seda taastavat õigust juba täna oleks vaja väga nagu rakendada. Et see liidab inimesi ja see aitab aru saada sellest, et meil kõigil on suur mõju, meie tegudel on mõju, meie sõnadel on mõju ja me ei saa mingitest asjadest kõrvale astuda. Ja, aitäh, Kaire. Eve, mis seis sinul on? Milline on sinu kokkupuude taastava õigusega? Mulle hästi meeldib, et taastava õiguse konfliktivahendust saab kasutada nende juhtumite puhul, mis on nii-öelda hallala juhtumid. Kui mänguväljakul tekib tüli 2 erineva lastekamba vahel näiteks ja sekkuvad lapsevanemad ja kui näiteks noorte vahel tekivad erinevad eriarvamused ja lapsevanemad hakkavad ise seda oma kohust tegema näiteks, et siis tegelikult see koht, kus saab väga põhjalikult ära kuulata kõik erinevad osapooled, et see on meie noorte jaoks tegelikult väga haruldane, et ei kuulata neid koolis, ei kuulata sageli ka kodus, et see, et keegi võtab aja ja kuulab, see on väga hinnaline. Astu samm tagasi ka korraks, alusta sellest, sinu nime taga tänase päeva kavas seisab sulgudes lastekaitse. Milline sinu selline igapäeva formaalne suhe taastava õigusega on?
Lastekaitsetöötajana ei ole ma veel jõudnud kasutada pere lahendusringi, aga plaan on sinna poole, et lastekaitsjad üle Eesti hakkavad ju seda kasutama, sest see kergendab oluliselt meie tööd. Et kui pered õpivad ise lahendusringi kasutama, siis ühel hetkel nad ei vaja seda kolmandat isikut kõrvale, vaid nad saavadki oma probleemid ära lahendada. Kui palju sa oled lastekaitsjana taastavat õigust kasutanud? Mina ise konfliktivahendaja ei ole, aga igapäevatöös lihtsalt vahendan neid konflikte ja lahendan neid. Kui palju sa neid saatnud edasi oled nii-öelda? Esialgu vähe. Selge. Kadi, kooli esindaja, haridusasutuse esindaja. Mina olen Maarjamaa hariduskolleegiumist, ema- ja õppekeskuse sotsiaaltööjuht. Ja taastava õiguse rütmis hingan mina aastast 2017. Et ma olen ka siis taastava õiguse koolitaja ja taastava õiguse vabatahtlik siis Sotsiaalkindlustusametis. Kui palju sinu koolitöö küsib selle teenuse järele ja mismoodi te seda siis kasutate koolis? Oi, väga küsib, et siin on korduvalt juttu ka olnud, eks ju, nendest kinnisel teenusel olevatest noortest, et need ongi ju need meie lapsed ja nende puhul on see hädavajalik, et selleks, et aidata neid edasi elus. Me oleme seda rakendanud niimoodi varksi, tibusammul. Mina ise olen viinud konfliktivahendusi läbi ja minu kolleeg nii õpilaste vahel, õpilaste töötajate vahel kui ka töötajate vahel. Et kindlasti see vajadus on suurem, et loodame, et saame seda teadmist oma asutusse rohkem sisse tuua ja seeläbi ka seda jõudsemini rakendada. See on kuidagi asutust ennast ka muutnud. Mis see asutuse jaoks olemas olev jälg on? Aastast 2017 sa ju ütlesid juba seda, see tähendab, isegi kehva matemaatikaoskuse korral saab siit ikkagi peaaegu 5 aastat juba tegevust kätte. Et mida see teie elus muutnud on? Jaa, et kindlasti on see kogu asutuse õhkkonda mõjutanud, sellepärast, et seda mõtteviisi me kasutame ka oma personalitöös väga tugevalt ja kogu võrgustikutöös üldiselt. Et see mõtteviis tegelikult jõuab iga praktikuni hästi kiiresti. Et sellepärast, et nende lastega töötades see lihtsalt üsna nagu peataiped, et karistamine ei ole võimalus, see ei aita, see on peaga vastu seina jooksmine. Ehk siis nendele noortele võimalus anda, neile hääl anda ja neid kaasata, see on ainus võimalus nendega töötamiseks. Aitäh, Teili. Sinu töö politseinikuna selgub juba meil mundrist. Milline on siis nii-öelda seos taastava õigusega, õiguse ja korra kaitsel igapäevaselt olles? Minu suhe taastava õigusega, see alguse 2018, kui see jõudis politseisse. Ja politseis... Peadirektori määrusega saadeti sind sinna? Ei, ma päris täpselt ei tea, kuidas selles mõttes, kuidas see jõudis PPA-sse kui asutusse. Ega sinu jaoks? Aga minu jaoks jõudis see koolituse näol, et kuna taastava õigus võeti alaealiste õigusrikkumiste süsteemi muudatusega, ütleme siis üheks asutuse lähenemiseks või siis viisiks, kuidas alaealistega tegeleda, siis pakuti koolitusi ja läksin mina ka sinna. Kas olid vabatahtlik mineja või sa olid selles nimekirjas, kes saadeti lihtsalt alates laupäeval kella 2, ise natukene veel kirusid, mõtlesid, pagan muidu riisuks lehti, teeks midagi kasulikku siin elus, aga nüüd pean minema mingile koolitusele? Ma olin vabatahtlik mineja, sellepärast, et ma alati koolitustel olen valmis minema, kui teema vähegi kõnetab ja sellepärast ka, et sellise suure asutusele nagu PPA muutused tulevad raskelt ja taastav õigus kui selline, ütleme nii, et see esmane presentatsioon oli pisut selline, et politseisse tuleb nüüd selline uus asi, me enam ei karista, me hakkame õigust taastama ja kõik lapsed saavad korda. Ja see tekitas tugevat kahtlust ametnikes. Tahaks ikkagi kumminuiaga anda? Ei, kumminuiaga ei tahaks anda, aga tahaks midagi, mis meie enda hinnangul, mis tundub nagu selline tavainimesele tõhus. Ja sellepärast ma läksingi koolitusele, et aru saada, mis see siis on.
sellest esimesest koolitusest ma sain baasteadmise, kindlasti ei saanud ma sealt sellist head meetodit, mida igapäevaselt rakendada. Ja siis töötasin ma noorsoopolitseinikuna. Pärast seda asusin ma tööle ennetusspetsialistina. Ja ennetusspetsialistina on minu roll just nimelt seda teadmist taastava õiguse kohta viia edasi. Et nagu Anne-Grete enne ütles, et kõik inimesed, kõik ametnikud, spetsialistid ja ka tavainimesed teaksid, et taastava õigus kui selline variant on olemas. Ja et ka veel enam ise tegelikult aru saada, milline see süsteem siis on või millised need võimalused on, läksin ma ka möödunud aasta lõpus vabatahtliku vahendaja koolitusele ja nüüd olen samamoodi taastava õiguse vabatahtlik. Ehk siis enne olid ainult saatja rollis, kes teadlikuna oskas noortele seda võimalust pakkuda, aga nüüd oled sa ise veel vabatahtlik ka. Muide, kuidas kolleegid reageerisid, kui sa olid selle koolituse läbi käinud? Kas sa kohvinurgas jäi teisi inimesi ka aeg-ajalt pausi hetkel kohvi jooma või kõik lasid juba kiiresti jalga, et Teili hakkab jälle seda oma ära kui nuiaga pane juttu rääkima, et vabatahtlikku mingit taastavat õigust siin levitama. Et milline see reaktsioon tegelikult oli politseis? Ma ei mäleta väga erilist reaktsiooni, et pigem Midagi ei huvitanud. Mõneti võib-olla selles mõttes ootuspärane, et nagu ma ütlesin, siis ma erinevatel koolitustel alati käin ja kasutan seda võimalust ennast arendada. Aga ma pean ütlema, et ei ole ma kindlasti nüüd see inimene, kes näeb taastavat õigust kui sellist imelist ainuvõimalust, et meil ikkagi politseis on jäänud alles see võimalus vajadusel kasutada karmimaid meetmeid. Ehk et mina ikkagi propageerin seda, et taastav õigus on üks variant ja see ei välista tegelikult ka teisi tegevusi. Ehk et sealjuures ka vajadusel menetlust või siis muud sekkumist. No nii on, Teili, aitäh, et sa teed seda ja see vabatahtliku töö juurde kindlasti tuleme, aga nüüd Annika ka juba öeldud prokurörina, mis ajahetkes see kokkupuude ja milline see suhe taastava õigusega sinu jaoks siis täna on? Kokkupuude iseenesest esimest korda ma kuulsin arvatavasti kuskil aastal 2014. Siis prokurörina ma mõtlesin, et see on tilulilu ja see ei ole meie jaoks. Aga mida rohkem ma töötasin noortega, seda rohkem ma sain aru, et tegelikult meil on vaja mingisugust tööriista, mida meil tollel hetkel olemas ei olnud. Ja seaduse muudatus 2018 tõi mulle selle tööriista, millest alates ma siis reaalselt olen saanud seda kasutada. Ehk siis hetkel on selle nimeks siis konfliktivahendus, mida ma päris aktiivselt tegelikult kasutan. Kui sa ütlesid alguses, et ilulilu meie jaoks, mida sa mõtled selle all? Prokuröre. Prokuröre, ehk siis just eriti suhtluses või töös noortega või üldse, et selline mentaliteet mingi rikkumise puhul, mingi kokkulepe, et see ei ole meie jaoks? See oli tegelikult üleüldine selline arusaam tollel hetkel, et see on nüüdseks muutunud. Aga jah, sellele oli et mis mõttes, et ma nüüd ei karistagi. Kas ma nüüd täpselt seesama, mis nagu enne oli öeldud, et kas ma nüüd siis ei järgnegi mingisugust tõelist karistust. Kas ei ole tegelikult huvitav mõelda? Ma korraks tahaksin juhtida seda tähelepanu, et sa ütlesid 2014. See ei ole 10 aastatki tagasi, et see on ju tegelikult nagu mõttemaailma muutus, mis on olnud sinu peas ja sinu kolleegide peas, see arusaamise muutus. Et see on nii lühikese aja jooksul ja see on tegelikult nii totaalne või nii hõlmav. Jah, see ongi mõttemaailm ja mõttelaadi muutus, see on üks osa elust tegelikult. Et jah, minuni see teadmine jõudis ja mina ütleks, et minu elu on selle võrra palju rikkam ka kolleegide oma. Milline see kokkupuude täna on? Kuidas see süsteem igapäevaselt sinu jaoks töötab? Mida, mis hetkel ja kuidas sa teed? Ma suhtlen alati mõlema osapoolega või mitme osapoolega, sõltub palju need siis on, ja kuulan ära, mis nendel öelda on. Ma kuulan ära, mis on nende arvamused, seletan ära, et on olemas selline viis nagu näiteks konfliktivahendus. Noored on tegelikult palju avatavamad, kui meie oleme. Me peaksime palju rohkem kuulama neid noori. Ja ka vanemate tähelepanu ma juhin tihtipeale sellele, et aga kuulake oma last, mis ta teile räägib. Et kui vanem tahab võib-olla täpselt seda sama, et tõelist karistamist ja verd ja vägivalda, siis noor ütleb, et ei, et aga tegelikult ma tahaks selle ära lahendada, ma tahaks teada, miks minule liiga tehti. Aga ma saan seda küsida ainult selle inimese käest, kes tegi mulle liiga. Minu meelest me peaksime kuulama neid noori.
Meie praeguse vestluse võib-olla selline keskne küsimus, sest rohkem lihtsalt ei jõua, on, et mida me vajame noortega selleks, et noortega taastavat õigust rakendada. Ja võib-olla mõnes mõttes siin täna on ju selline kergelt nagu vennaskonna kokkutulek, eks ju, et siin laval eriti, vabandust, et ma nüüd kõiki vendadeks, eks ju, aga saate aru, mis ma mõtlen selle all, jah? Et me kõik usume sellesse, me kõik näeme, et see töötab, me kõik kasutame seda moel või teisel, Viimsi ka varsti kohe, eks ju, järgi, ja siin on lihtne uskuda sellesse, aga tegelikult lõpuks vaadates nagu kogu Eestit, on see tõenäoliselt lugudes siiski, mis igapäevaselt ka selle tänase päeva jooksul on juhtunud, jõuab nagu lahendusse üsna väike protsent. Me päriselt ei tea, kui palju neid lugusid ju kokku on, mis jäävadki meile nähtamatuks, mis saavadki olema lihtsalt aastakümnete jooksul hinges raskusena kaasas kantud, et siis ükskord kellelegi kogemata, see on kõige lihtsam variant, eks ju, ära rääkida, et vaata, minuga juhtus siis nii, tundsin seda, mõtlesin seda, käitusin pärast nii, eks ju. Me ei jõuagi kõikide nende lugudeni ja küllap see ei ole eesmärk, aga kindlasti on eesmärk see, et saada vahendusse rohkem lugusid, et meie seljakotid elule kaasa minnes oleks kergemad. Ja siin on üsna vaba nüüd voor, andke käega märku ja alustage julgelt. Mida teha täna, et Eestis saaks rohkem noori abi taastavast õigusest? Teil tahaks alustada kohe. Jaa, kui sa ütlesid, et 2014 Annika sai teada, et see on mõttelaadi muutus ja tundub, et see polegi üldse pikalt, et see on nii lühike aeg, siis mina üsna selline teeme kõike kiiresti, kärmelt kannatamatu inimene, mõtlen või näen seda asja selliselt, et meil politseis on see 2018 juba alguse saanud, aga ja tänaseks 3 aastat juba möödas on ju, et tundub minu jaoks ka juba pikk aeg. Ja mida ma näen, ongi see, et tegelikult see mõttelaadi muutus ongi see, mis on vajalik. Sellepärast, et kui inimene näeb seda nii nagu meie Annikaga varem, et see on tilulilu, siis ta ei saadagi sinna konflikti vahendusse, sellepärast et ta ei näe sellel mõtet, see on võib-olla lisaliigutus tema jaoks. Ja mis on ka siin üks aspekt, et miks võib-olla, mulle hästi meeldib, kui mõelda tänase konverentsi pealkirjale, milleks noortele taastav õigus, siis tegelikult see taandub jälle tagasi selle sama mõttelaadi juurde, et kas tegelikult ametnikuna, spetsialistina ma mõtlen selle peale, et mitte minul ei ole vaja seda, vaid noorel inimesel on vaja seda. Ehk et me oleme harjunud sellega, et see on, probleem on meie ees, see on töö, mida mul on vaja teha, mul on vaja kuidagi leida selle noorele abi, aga tegelikult ei ole mitte minul vaja, vaid noorel on vaja seda abi. Ehk et see on puhtalt mõttelaadi muutuse küsimus. Jaa, palun kohe võib, ei pea üldse häbelikult käega märku andma, palun. Et mina lisaks siia ka, et siin on see meie suhe kogukonnaga. Et lastekaitse puhul näiteks, kui lapsed ise võtavad juba kogukonnast ühendust või omavahel rääkides leiavad, et see on see asi, millega me võime pöörduda lastekaitse poole, et meil on nii suur konflikt, et keegi ei lahenda seda enam ära. Väiksed konfliktid ju lahendatakse ära koolis, lasteaias ja kui on mingid suuremad konfliktid, et lapsed leiavad ise üles suhte pinnalt kellegi, kellega rääkida, et ja meil on teadlikkus suunata nad siis edasi, et siis see on ju super. Sa mõtled siis seda, et siis peaksidki olema igal pool nagu nooremad ja vanemad, onud ja tädid lipukesega, et sellised, kes siis ongi need, kelle poole saab pöörduda. Ehk neil on olemas see kontakt nendega või mis see tähendab kontakt siis kogukonna sees? Kuidas seda luua? Ideaalis ma saan aru, kui see on olemas, siis me näeme seda. Kui seda ei ole, mismoodi me seda tekitame? Noored on ka infoteadlikud, leiavad info kiiremini kui meie, kui kuskilt levib noorte seas sõna, et keegi on saanud sellisest asjast abi, siis sellel on oma liikumisteed. Ja teisest küljest on ju see community processing ka Eestisse jõudnud vaikselt, kus tehakse kogukonnaga tööd suuremate konfliktide lahendamisel, mis on nagu ka meie tulevik. Kadi. Ja asutuse vaates mulle väga meeldivad need protsessid, mis praegu käivad, millest Anne-Grete ka rääkis, et selle teadmise asutustesse viimine, et seal on ju lapsed koha peal olemas,
seal on töötajad, kes märkavad, kes näevad. Minu meelest on kriitilise tähtsusega noorte puhul just see, et me suudaks reageerida väga-väga kiiresti. Noored on kärsitud ja nad ootavad lahendusi tegelikult kohe. Et see on minu arvates hästi oluline ja asutuses jällegi algab kõik juhtkonnast ja töötajatest, ehk siis kui neil on see taastava õiguse mõtteviis olemas, siis see jõuab ka noorteni. Ja ma olen ka eelkõnelejatega nõus, et tegelikult noored eraldi väga suurt motiveerimist ei vajagi. Nad on väga avatud sellele protsessile reeglina. Kadri, kuidas sa seda teed? Või ma ei tea, kes see teie asutuses selle eest vastutab? Ma saan aru, et sina oled seal sotsiaaltöötaja. Ma loodan, et sa oled oma juhi jaoks parem käsi või ma ei tea, selle vasak aju või parem aju poolkera, eks ju. Aga inimesi ju koolis vahetub, tulevad uued. Kuidas te siis hoiate seda teadlikkuse keskmist taset ühtlasena koolis? Ja, et eks seda koolitussüsteemi me olemegi üles ehitamas koostöös Sotsiaalkindlustusametiga ka. Üles ehitamas tähendabki tegelikult seda, et tuleb uus inimene ja ta ei teagi. Ja, aga see tähendabki seda, et see koolitusprotsess peab olema järjepidev, et me ei saa jätta lünki sisse kuskile, et need koolitused siis toimuvad järjepidevalt kogu aeg. Ja kui meil on mingi kriitiline hulk inimesi, eks ju, koolitatud ja on teadlikud ja selles rütmis hingavad, siis see kandub ka teiste töötajateni, ja see mõtteviis on siis selleks ajaks ka juba noortele oma. Et ma sellepärast ei muretse, et see kaotsi läheb, et kindlasti ei lähe. Ehk see peaks olema siis selline teadlikud mingid programmid, mis ongi mõeldud võib-olla uutele õpetajatele, uutele süsteemi tulijatele, et neid viia sellele ühtsele tasandile. Ja, et mis kinnise lasteasutuse teenust puudutab ja neid asutusi, siis ollaksegi ju välja töötamas koolitusprogrammi neile, et kõik uued töötajad, kes tulevad, saavad siis teatud hulga koolitusi ja teatud tööriistad endale siis koheselt kätte. Need protsessid on käimas. Ehk siis, Kadi, tegelikult siit tuli nagu küsimus või vastus küsimusele, mida noored kinnises lasteasutuses ise arvavad taastavast õigusest, et nemad on valmis, ütlesid sa, nemad tegelikult tahavad sellest, nemad on pigem ootavad seda mõistmist ja märku andmist. Nad on väga huvitatud ja nad otsivad neid lahendusi, nad väga avaldavad ise soovi, et me sooviks nüüd maha istuda selle teise osapoolega ja tegelikult on valmis seda vastutust võtma ja nendes aruteludes osalema. Et tõesti, ma arvan, seda pelgama ei pea ja praktikuna julgen öelda, et nad on valmis kõike seda vastu võtma. Annika, kuidas prokuratuuris on? Kas see, et sina said teada 2014, kui palju täna neid inimesi on, kes sellesse süsteemi usuvad prokuröride seas? Kas sinu juurde korraldatakse väljasõite, et näidata, demonstreerida prokuröri, kes usub taastavasse õigusesse või on neid ikkagi kolleegide seas veel? Ei, neid on veel. Ma ei ole ainuke. Et ei ole 100% kõik seda usku, absoluutselt. Aga mida ma nendele ütlen, on selle peale see, et proovige ära. Saage see kogemus kätte ja te tunnete, kui hea efekt see võib olla. Et väljasõita ei tehta, aga kui on kõigil või kellelgi küsimus, et ma tean, et sina sellest tead, ole hea, seleta mulle. Ja siis pärast poolt tundi minu kabinetis vestlust, siis ma lähen proovin ka seda natukene. Lähevad ära, niimoodi maapinda enam ei puuduta, natuke elendavad ja on sellised erilised inimesed. Kuidas ikkagi noori saada? Siin on kõlanud nüüd paar mõtet, et meil on vaja sellist teadlikku koolitamisprotsessi täiskasvanutele eelkõige. Meil on vaja sellist üldist teadlikkust kasvatada. Kas on veel midagi, mis aitaks nendel noortel saada taastavast õigusest rohkem abi? Ja, palun. Ma võib-olla ütleks, haakun kõikide eelkõnelejatega, et tegelikult ma taastava õiguse puhul ei räägiks ainult sellest, et me räägime siis, kui juba mingi suur rikkumine on toime pandud. Et me räägime sellest, kui need on tulnud asutusse, et see on juba ennetustegevus ja et see ei pea olema konfliktivahendus, vaid üleüldiselt see mõtteviis, taastavad aruteluringid, taastavad vestlused, et need võib-olla elemendid ükshaaval juba mõjutatuna ka, et toovadki selle suure pildi kokku ja võib-olla siis me ei peagi konfliktivahenduseni jõudma. Et kui me piisavalt seda juba eelnevalt
mina siis saan rääkida noorsootöötaja rollist noorsootöötajatena ja sellesse usume, seda mõtteviisi edasi kanname ja noortele seda tutvustame ka. Et kui see meie töös on üks sellisteks põhialusteks, siis noore jaoks muutub see ka turvaliseks, sest ta teab, kuidas asjad käivad, ta teab, mis edasi hakkab juhtuma, ta teab, et tema hääl on kuulda võetud, temaga on arvestatud. Mulle väga meeldib see, mis sa ütled, sest mulle ka tundub, et see taastava õiguse süsteem iseenesest on nagu ühe sellise keerulise nagu mehhanismi õlitussüsteem, eks ju, et selge on see, et sinna sisse satub kivikesi, selge on see, et sinna sisse satub mingit, ma ei tea, tolmu ja see hakkab ühel hetkel krigisema ja see ongi seesama konflikt. Need inimesed ju sageli jäävad omavahel kuidagi suhtlema, see asi on lihtsalt nende vahel ja see taastav õigus on miski, mis nii-öelda aitab seda süsteemi jälle nagu töötada nii, nagu ta peaks töötama, nii nagu osalised tahavad, eks ju. Ja selles ennetav nii-öelda see mõtlemine või arusaamine, ilma et me jõuaks päriselt konfliktini, ilma et see masin mingil hetkel täiesti seisma jääks, eks ju. See ongi selle asja mõte, et hoida teda tegelikult ikkagi töös ja saavutada uuesti see nagu see hea läbisaamine ja töö. Üks küsimus siin nüüd küsib natukene konkreetsemalt võib-olla ka seda kogukonna nagu kaalu, et mida arvate ja kui vajalikuks peate Margarita ettekandest tutvustatud kogukonna põhise taastava õiguse rakendamist. Ja see natukene on, Viimsi näitel kohe saame seda ju ka kaaluda, et ja sulle see tundub oluline ja vajalik. Kuidas seda siis nii-öelda seda kogukonda nagu tekitada või kuidas nii-öelda kuidas luua seda, et mille kaudu see saab käia. On lihtne, kui sa töötad ühes asutuses ja see kogukond ongi nagu siit seinast selle seinani esmaspäeva hommikust reede õhtuni piltlikult öeldes, eks ju, et lihtne, aga päris kogukond, nii nagu me mõtleme seda nii-öelda elukeskkonna kontekstis, kuidas seda siis ikkagi teha, kuidas sa plaanid teha seda? Kuidas mina plaanin teha, jah? Jah. Mina üksikisikuna kindlasti midagi ära ei tee, et tegelikult need inimesed, kes juba on kohale tulnud ka nendele koolitustele, kes tunnevad, et neid see kõnetab, et ma arvan, et koostöös nendega saab midagi ära teha, sest et iga inimene viib seda teadmist nagu jälle edasi. Et üksinda ei teegi, vaid seal tulebki järjest leida neid inimesi juurde, kes siis sinu selle kogukonna või tunnetusliku kogukonna osa on. Ja nemad järjest siis saavad seda ka edasi viia. Teili? Ma olen hästi nõus, et ma olen ise tegelikult politsei poolt selle projekti üks siis võtmeinimesi ka ja tegelikult see, ütleme nii, et nii nagu enne oli see küsimus, et mis see kogukond on, siis tegelikult see kogukond võib olla sisuliselt ükskõik milline grupp inimesi, kes ennast vastavalt siis defineerib, isegi kui nad ei sõnasta seda, aga siin ongi see aspekt, et kui see teadmine, kes me oleme siin käinud sellel vabatahtliku koolitusel ja me teame seda 5 põhimõtet, seda 5 küsimust, siis kui see saab ühel hetkel teatud seltskonna inimestele selliseks harjumuseks ja see seltskond laieneb ja laienebki lõpuks selliselt, et see ongi tavapärane praktika, nii tehaksegi, siis see on see, mismoodi see on igapäevaelu osa ja mismoodi saab seda ükskõik millistes kogukondades siis ellu viia. Eve? Mulle tundub, et kogukonna puhul need sädeinimesed mängivad ka rolli. Et kui nemad on selle infoga kursis, et selline asi olemas on, et siis on kuidagi sädemetega läheb asi nagu paremini tööle. Ehk siis võtmeisikute leidmise kaudu võiks olla see mehhanism natukene. Need, kellel on kuidagi laiem mõju ka muudes küsimustes, muudes teemades, muudes valdkondades. Lõppu võib-olla küsimuste ring, meie jaoks eraldatud siin aeg läheb üsna kiiresti. Mis on tänasest päevast teil kaasas see siit nendest kõlanud ettekannetest, nendest mõtetest, mida te ise saate võib-olla enda huvides ära kasutada, enda tegevuse kontekstis või vähemalt minimaalselt, mille üle mõelda? Mis olid need sellised inspireerivad, tähelepanuväärsed ideed või mõtted? Teilit nägin juba peaaegu hommikust peale, teisi ka. Alustame sinust. Tegelikult neid mõtteid on olnud palju, ma olen endale ka üht-teist üles täheldanud. Aga mis mulle võib-olla, ütleme siis, mis mulle andis võib-olla natuke kinnitust või sellist, ütleme nii, et kui alguses
lasteombudsman ja rääkis laste õigustest ja meil üldiselt politseis on ikkagi tugevalt see nagu prioriteet. Samas me ikkagi väga palju kuuleme seda, et mis puudutab laste kohustusi, siis mulle meeldis see mõte, et lase minna. Mis ingliskeelses esituses oli see let go, et just nimelt sellest aspektist, et kui me räägime laste õigustest, siis ongi see, et peab tegema kõik niimoodi ja kuidas õige on ja nii edasi, aga see lase minna just nimelt sellest vaatest, et tegelikult seda nagu Annika ütles, on, et lapse vanemad on need, kellega tihti on keeruline, et siis seda mõtet nagu nii-öelda rakendada ja inimestele nagu meelde tuletada, et see laps tegelikult ise peab saama otsustada, peab saama vastutada. Jaa, mulle väga meeldis see mõte just, et mitte lapsega vanusest lähtuda, vaid temast endast, eks ju, et kuna ja kui palju on ta valmis vastutust võtma ja seda vastutust, mis ta on valmis võtma, seda talle ka anda. Et see on võib-olla selline mõte, mis kaasa võtta. Eve? Mulle meeldis see koht, et anda lastele rohkem sõna just selles mõttes, et täiskasvanud kipuvad usaldama seda, mida nad ise arvavad, et nad teavad laste kohta ja jätavad lastele liiga vähe aega oma sõnumi väljaütlemiseks, et see täiskasvanute kärsitus ei lase lastel rääkida. Ja Kaire? Neid mõtteid tõesti on täna mitmeid olnud, aga mind väga kõnetab see südamega kuulamine ja päriselt kuulamine, et me tihti tegelikult ju oma siis kas hinnangute teadmistega juba arvame, et me teame, mis sealt tuleb, et aga seda maha võtta, et me päriselt kuulame, kas ta on siis laps või ta on täiskasvanu, et me kuulame teisi. Võtta enda vahetuid reaktsioone ja püüda ilma kehaliselt neid väljendamata kohe kuskile kõrvale ära tõsta, et lasta sellel päris informatsioonil kuidagi ligi saada. No väga tore, võimu esindajad alustasid, võimu esindajad ka lõpetavad. Ole hea, Annika, mis mõtted sulle jäid silma? Mõtteid ma sain päris palju ja päris palju jätsin omale kõrva taha, mida ma reaalselt siis töös võiksin katsetada. Aga põhiline ilmselt ma peaksin omale kuskile plakati tegema, tohi ära unustada seda peategelast, seda noort. Teda ei tohi lihtsalt ära unustada. Kõikide paragrahvi kõverate, kõikide menetlusprotseduuride, kõikide detailide, nüansside, asjasse puutuvate inimeste ja nii edasi kõrval. Ja ei, see on see, paneme selle toimiku kinni ja vaatame otsa sellele noorele. Ja siis lähme edasi. See võib olla raske mõnikord, ma kujutan ette. Aga suur aitäh teile nende mõtete eest. Ma korraks paluksin ekraanil äkki kõike seda, mida tänase konverentsi jälgijad veel enne Anne-Grete ettekannet üles visatud küsimusele vastasid. Mis mõtted seni on tekkinud? Vaatame korraks neid ka ära. Siin on päris palju toredaid sõnu, mis tõenäoliselt on seotud pikemate, keerulisemate ja siis kontseptuaalsemate mõtetega, aga üsna võrdses seisus tundub nii, et pealehakkamist, meetodeid, julgust, lahendusi, ilmselt Eesti on mõne mõttekoppu siit siin ja nii edasi, et neid mõtteid on väga palju. Ja nagu me teame, kõige parem võimalus iseenda päeva jooksul kogetud kinnistada on seda tegelikult kellelegi edasi rääkida. Nii et kohe hetke pärast, kui konverents lõpeb, siis võtke see plaan, kellele ja kuidas tänasest päevast meelde jäänud, üles tulnud ideid edasi rääkida. Üks mõte, mis mulle väga-väga meeldis endale ja siia lõpetuseks, ma usun, et see sobib kõikide nende meetodite juures, millest täna räägiti, pakkus üks võimaluse ise ka noortele olla aktiivne noorte suhtes. Ja ma arvan, et kui me täna küsisime, et milleks noortele taastav õigus, siis ei saa olla nii-öelda paremat tulemust kui mingi tegevuse tulemusena, kas just seesama kohtusüsteem või mõni muu idee, mis kaasaks ise noori tegelema noorte küsimustega, siis see võiks olla suur võimalus. Täna meie lava oli noori täis, hingelt noori ja nii põnev oleks kuulda, mida tegelikult ka siis 14, 15 ja 16 aastased sellest olukorrast, sellest vahendist, sellest meetodist arvavad. Meil on võimalus seda küsida ja nende arvamusega tõsiselt arvestada. Suur aitäh kõigile, kes seda tänast üritust korraldasid. Ma arvan, et
aplaus, mis kohe kõlama hakkab, tuleb südamest meie kõigi poolt siit lavast ka. Suur tänu teile tõesti, korraldajad. Ja suur tänu kõigile, kes täna kuulasid päeva jooksul, kaasa mõtlesid, oma küsimustega seda päeva sisukamaks aitasid muuta. Suur tänu teile ja kõigile nendele vabatahtlikele loomulikult samamoodi suur tänu üle Eesti, kes seda tööd teevad ja need, kes praegu ka koolipingis siis kursustel, koolitusel püüavad seda sama vabatahtliku staatust. Jõudu tööle teile! Suur aitäh jälgimise eest! Vabatahtlikkuse Euroopa nädalast sai Eestis kuu ja selge on see, et sellest mõtteviisist on saanud juba terve aastaring. Peale selle kogemuse saamist ilma edasi jätkata võimalik ei ole. Loodetavasti kohtume aasta pärast, loodetavasti on sinnamaani kõik terved. Ilusat õhtut!